No nii, Jaagup, mis sa näed seal? Jaa, keset päiksepaistelist päeva püüti mind siit kalamajast kinni ja anti kätte pakk kujundusi, mis on tõeliselt ägedad ja ma igas ühes nendest näen nagu potentsiaalset plaadikujundust. Ja nagu ma aru saan, need ongi need, et see esimene Terminaator, siin on igast hunte ja virmalisi ja kuud ja asju, täpselt meie tassike teed. Et võiks olla? Jaa. Ma ei ole, tahtsin öelda, et ma ei ole neid kujundusi veel näinud enne, see ongi esimene emotsioon. Oh, sõkrat. Okei. Vau. Siin on selline. Selleks on vaja natukene rohkem istuda ja sellesse pilti süveneda, et saada aru, mis värk sellega on. Siin on, aga jällegi, kui plaadiriiulil oleks poes selline pilt, mina vaataks küll, et oot, seda peaks küll vaatama. Nii, rakett, Terminaator. See on väga kihvt. See on praegu minu jaoks nagu lemmik number 1, sellepärast, et see nüüd on juba selline järgmise leveli kunst. Aga Jaagup, kas te teete kolmikplaadi, 3 kujundust? Jah, raketiplaat on õnneks väljas juba, et sellega ei ole midagi enam teha, aga see on ikkagi täitsa kunstniku töö, et vau. See on tõesti kurat, see on äge, see on tõesti äge. See on väga äge. Aga jällegi, siin peab natuke istuma, mõtlema, vaatama seda tükk aega ja siis alles saad aru, et mis asi see on. Siin on mingi saatan naine. Esmaspäevast kuni reedeni, laupäev, pühapäev jääb vahele nagu ikka. Siin on meie suure sõbra Smilersi plaadikujundus ja ma arvan, et see sobiks Smilersile ideaalselt, sellepärast, et nad on selline positiivsust hingav bänd. Väga lahe. Ma pean Sallerile ütlema, et kuule, nägin su uue plaadikujundust. See on jällegist, see on nüüd, see on väga ilus kujundus. Et see on, kas see on olnud päris maal või kuidas? See on isegi praegu näitusel üleval. See on auhinnatud töö. See on väga hea. See on väga hea. Ja kindlasti, kui Erso endale hakkab mingit uut asja tegema, siis see on see asi, mis võiks täiesti vabalt. No vaadake. Näota dirigent. See on väga mitme kihiline. No nii. Kas on su lemmikartist nüüd? Peaaegu, et olen tundnud Anne Veskit juba hästi kaua aega. Pean ütlema, et Anne on alati natukene rõõmsameelsem kui siin pildi peal ja kindlasti üks asi, mida ei tasuks teha, on kirjutada purgi peale moosimemm, sest Anne Veski on diiva. Anne Veski on tema on korrus kõrgemal kõigist teistest, aga ma kujutan ette, et kui Annele seda näidata, siis Anne võib täitsa. Laupäeval näeb. Jaa, näed, see on juba parem. See on selline ka täitsa. Kõik nad on, palun väga, Roosiaia kuninganna, Anne Veski. See võiks täiesti vabalt olla trükitud plaadile, et väga uskumatult kõik tööd on nagu nii huvitavad, et aga jällegi tuleb istuda, vaadata, Põgenemine vanadekodust, Ivo Linna 80. Kurat, see on vinge, kes selle välja mõtles.
if, kui sa seda näed, siis otsi see kunstnik üles ja tehke see plaat ära, see on lihtsalt fantastiline. See on lihtsalt fantastiline. Super, lihtsalt super. Ma arvan, et see on praegu selline, see on praegu see, mille pärast selliseid asju üldse vaja teha on. See, just see sama. Küll tänud.